Tere õhtust, head Nõmme elanikud, head Nõmme sõbrad ja kõik need, kes jälgivad meid interneti teel. Täna me oleme siia tulnud kokku selleks, et rääkida Pääsküla raba kaitsealast. Põhjus seisneb selles, et Tallinn on koostamas uut kaitsekorralduskava ja me soovime, et enne seda, kui see kaitsekorralduskava saab kehtestatud, me saame seda arutada läbi kohalike kogukondadega ja arvestada võimalikult paljude arvamuste ja seisukohtadega. Võib-olla mõni teist, kes jälgib meid nüüd interneti vahendusel või mõni teist, kes siin saalis viibib, olete juba käinud ka meie talgupäeval seal samas rabas. Vaatan, Kadi on siin, kes oli meiega, kellel oli juba võimalus tegelikult proovida seda, mis võiks olla üks osa sellest kaitsekorralduslikust tegevusest Pääsküla rabast. Ehk meie idee on selles, et vähemalt väikeses osas võiks seda sama raba taastada selleks, et Tallinna linn oleks ainuke Euroopa pealinn, mille territooriumil on raba mitte ainult dokumentide järgi, vaid ka sisuliselt. Muidugi meie jaoks ei ole oluline niivõrd see formaalne osa, vaid meie jaoks on oluline see, et me saaksime taastada mitte lihtsalt raba, vaid seda liikide kooslus, mis tavaliselt rabas elab. Ja muidugi meid huvitab ka asjaolu, kui palju raba on suuteline siduma CO2, mis on muidugi osa sellisest suuremast pildist. Aga selle kaitsekorralduskava raames ei käsitle me ainult raba taastamise temaatikat, räägime ka muudest tegevustest, räägime rabaradadest, räägime rekreatsioonist, räägime erinevatest piirangutest, mis peavad kehtima selle raba suhtes, tegevustest, mis on lubatud, mis on keelatud, mis on soositud seal rabas. Ehk tegelikult panemegi paika seda, milliseid inimtegevusid ja inimmõjusid peaks see raba tundma järgneva minu meelest 10 aasta jooksul. Ennem seda, kui me lähme sisulise osa juurde, ehk selle osa juurde, mille pärast me kõik oleme siin saalis või ekraanide taga kokku tulnud, selle protsessi teeb meie jaoks unikaalseks mitte ainult see asjaolu, et Pääsküla raba on unikaalne, vaid ka kogu ettevalmistus, sest tavaliselt me oleksime siia tulnud eelnõuga, mida oleksid ette valmistanud meie pädevad ametnikud Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahoiu ja korralduse osakonnast, vaid seekord me oleme tegelikult veel enne selle dokumendi esitlemist loonud niinimetatud Pääsküla raba nõukoja ehk sellise kogumi inimestest, kes esindavad erinevaid huvigruppe, erinevaid organisatsioone, kes tegi tööd selle dokumendi kallal ja see dokument, mille kallal me täna teiega hakkame töötama ja see, ma loodan, mis meil täna tuleb, ei ole selline õhtu, kus üks räägib ja kõik kuulavad, vaid tulebki selline dialoog ja tihe töö ja muidugi see ei lõpe täna selle üritusega, see on lihtsalt võib-olla selline esimene ametlik samm, aga ma arvan, et see oli meie jaoks väga huvitav kogemus, kuidas võib selliste dokumentide kallal töötada ja ma arvan, et kui see protsess läbi saab, me seda analüüsime ja võimalik, et kasutame ka muude selliste väga suurte keeruliste küsimuste juures selliseid ühiskondlikke nõukodasid, kuhu on kaasatud erinevad huvikaitse ja spetsialiste esindavad organisatsioonid. Aga nagu te võib-olla teate hästi, siis mina abilinnapeana vastutan küll keskkonna kommunaalküsimuste eest, aga kõige suurem rabaspetsialist linnas mine ei ole. Seetõttu ma tahaksingi esiteks tänada kolleege Nõmme linnaosavalitsust ja Nõmme linnaosavanemat Karmo Kuri, kes meie üritust võõrustab ja sellest protsessist väga aktiivselt kaasa lööb. Muideks ta on ka olnud üks meie nõukoja liige, aga annaksin ma praegu sõna üle meie heale kolleegile Lauri Kleinile, kes on olnud kogu selle protsessi eestvedaja ja loodame, et tema juhtimisel me siis jõuame selle protsessiga üks hetk ühele poole. Lauri,
palun, sõna sul. Suur aitäh, Vladimir. Tõepoolest, see protsess on olnud juba praegu päris pikk. Ma olen ise küll ka enam-vähem selle aja, kui ma olen siia linnasüsteemi tööle tulnud, selle aasta aprillist saati, olen ma ka selle protsessiga nüüd tegelenud. Et Pääsküla raba sai minu esimeseks suuremaks tööülesandeks ja siis selle kaitsekorralduskava koostamine esimese asjana. Aga praegu ma siis tutvustan seda kaitsekorralduskava, mis, nagu Vladimir ütles, on tegelikult koosloomest tekkinud Pääsküla raba kaitseala nõukojaga ja eks me siis saame arutada kõiki neid küsimusi, mis siin võivad tekkida. Lisaks sellele Pääsküla raba kaitsekorralduskava, mida ma praegu tutvustama hakkan, on ka avalikul väljapanekul alates 1. septembrist kuni 25. septembrini sel aastal ja kõik, kes on huvilised, saavad teha sinna ettepanekuid, täiendusettepanekuid, parandusi, saata küsimusi, kommentaare vastukajana läbi veebisüsteemi ja lisaks on siis 2 kohas väljas see Pääsküla raba kaitsekorralduskavaga väljatrükina siin samas linnaosavalitsuse teenindussaalis, siin kõrvalmajas ja siis Harju tänaval Keskkonna kommunaalameti ruumides teise korrusel. Ehk siis minu kabineti ukse taga kõrval. Et siis saab ka kohe küsida, kui on seal mingid küsimusi tekib. Nii, aga nüüd ma lähen siis avalikustamise juurde ja alustan kõigepealt sellest, millest ma rääkima hakkan. Väike ülevaade ajaloost, nagu ma tavaliselt kõikide selliste dokumentide puhul varasemalt küll mitte kohalikul tasandil, vaid riigi tasandil olen teinud, on hea teha ülevaade ajaloost, sest praegusel hetkel meie digivõimalused võimaldavad väga kergesti vanu kaarte analüüsida ja vanadele kaartidele kõikide nende alade peale manamine annab sellise väga hea ülevaate ala ajaloost. Teiseks ma toon ülevaate maaomandist ja maakasutusest, lühidalt, siis kaitseala põhiandmed, siis uuringutest, mis on tehtud ja mille tegemiseks on veel vajadus. Seejuures ka siis toon kohe välja ka kaitsekorralduslikud tegevused, mis selle uuringute ploki puhul on vaja teha. Ja kõige olulisem osa siis väärtused ja kaitse eesmärgid ja nendega seotud kaitsekorralduslikud tegevused. Ning lõpuks, võib-olla isegi veel kõige olulisem või rohkem arutelu tekitav, on siis see alaväärtuste tutvustamine ja külastuskorraldus ja sellega seotud kaitsekorralduslikud tegevused. Väike ülevaade ajaloost. Siin vasakul pool sellel kaardil on siis 20. aastatel kasutusel olnud aluskaart ja selle peale on siis manatud praeguse Pääsküla raba kaitseala piirid ja selle pealt on siis võimalik välja lugeda ka seda, kui laias ulatuses tegelikult tollal soid või soolaadseid elupaiku sellel alal levis. Sain sealt kokku 220 hektarit soid ja edaspidi nüüd kohe näeme, kuidas see arv on hakanud muutuma. Järgmine on 30. aastad, kus on näha juba tegelikult kuivenduskraave ja ka kohe on juba soode pindala vähenenud, küll aga suhteliselt vähe. Ehk siis tegelikult suurem turbavõtuaeg toimus tegelikult selles piirkonnas, kus praegu on Pääsküla prügila, endine prügila, et siis olid seal turbavõtu kohad. Edasi nüüd hüppan kohe 30-ndast 60-ndatesse ja siin on juba nüüd tegelikult neid kuivenduskraave oluliselt rohkem juba selles Jaaniallika kraavi, endine Jaaniallika oja, mis tõmmati tegelikult kraaviks juba siin, nagu ta näha on, selle kraavi ja siis Nõmme elamuala vahel, ehk siis Hiiu ja selle vahel on tegelikult ka siis need tihe kuivenduskraavistik ja ka siis need turbavõtukohad.
Ja edasi, ja soid on jäänud vähemaks juba, on 154 hektarit. Nüüd edasi, kui hüpata kohe 80-ndatesse, siis tegelikult see näitab juba suuremat kraavitust ka teises pooles rabast ja tegelikult sood on jäänud või soised alad on jäänud ainult sellesse Jaaniallika kraavi ümbrusesse, lähiümbrusesse, natukene ka siin edaspidi. Nii et põhimõtteliselt soid on selleks ajaks järgi jäänud 40 hektarit, enam-vähem 80-ndate seis. Ja võt see 80-ndate seis on enam-vähem tegelikult see pindalaliselt on see seis, mida me püüame nüüd hakata raba suhtes taastama, aga mitte samades kohtades, kus ta tookord oli. Selle juurde ma tulen hiljem tagasi. Aga siit on ka näha veel see, et suurem osa või põhiosa rabast jääb tegelikult hoopis Saku valda Tallinna linnast välja ja siin on ka veel ilusa rabana ja siin on ta siis nüüd juba turbaväljana. Ehk siis tegelikult see ala oleks kindlasti ka väga potentsiaalne taastamiskoht, aga Saku vallas on see praktiliselt täies ulatuses eramaadel, ehk siis tegelikult seal on väga palju keerulisem seda taastamistööd teha. Et siin Tallinna linnas on meil õnneks enamus sellest alast on munitsipaalmaa või praktiliselt kogu ala. Nüüd lõpuks 90-ndatesse minnes, siis on tegelikult jäänud järgi seda soode ala ainult 15 hektarit. Ehk siis, ja selle tulemus on tegelikult see, et lihtsalt kuivenduskraavid on edasi töötanud ja ala on hakanud metsastuma. Ja 2000-ndal on siis põhimõtteliselt ainult 12 hektarit järgi erinevaid soo elupaiku. Nii, ja siis on siin kaks võrdlust ka sellest ortofoto pealt, 90-ndate ortofoto ja 2010. aasta ortofoto. Nendel aladel on nüüd siis, siin 90-ndatel on tegelikult, panen uuesti siia peale, on näha, et suhteliselt metsane on kõik. Ja siin on tegelikult näha sellised lagedad laigud 2010. aastal. Need lagedad laigud on suhteliselt värske põlengu ala. Et see oli 2002, 2002. aastal, kui oli suur lai põleng ja siis see ala on täiesti selgelt määratletav 2010. aasta ortofoto peal. Ja võt nüüd selle sama põlengu ala peale me tuleme pärast tagasi, kui ma näitan siis seda soode taastamise tegevust, ehk siis kust ja millises ulatuses hakkame siis tegelikult mitte soode, vaid raba taastama. See oli lühike ülevaade nüüd ajaloost, nüüd järgmine on siis maaomand ja maakasutus. Nagu ma juba mainisin, enamus alast on munitsipaalomandis. Siin kõrvalkaardil see roheline ala on siis munitsipaalomand ja punased on eraomandi maaüksused. Ja siin tegelikult on tekkinud väikene selline anomaalia tõenäoliselt katastripiiride täpsustamise tulemusena. Et algselt, kui 2013 on see kaitseala loodud, siis pärast seda on maa katastri piire täpsustatud ja on tekkinud väike nihe, ehk siis on väike ülekate kahel eraomandil, mis ulatub siis praegu kaitseala piiresse. Aga see on väga väike, seda saab siit tabelist näha, et need on siis siin all need eraomand ja need on siis 0,4 ja 0,1 hektarit ulatuvad siis kaitseala piiresse. Üks maaüksus siin põhjaotsas ulatub küll tervikuna, aga see on Tallinna veele kuuluv siis pumbajaam või midagi sellist, mis on ka millegipärast jäänud 2013. aastal kaitseala koosseisu. Maa kasutuselt on kogu maa on üldkasutatav maa enamuses, välja arvatud siis samad eraomandid, mis on siis ühel juhul tootmismaa, see Tallinna vee oma ja siis kahel juhul maatulundusmaa. See on siis sihtotstarbe. Nüüd kaitseala põhiandmetest. Nagu ma juba mainisin, siis kaitseala on loodud või moodustatud 3. oktoobri 2013 määrusega number 55 kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina ja
tema ametlik nimi, kaitseala ametlik nimi on Pääsküla raba kaitseala ja siis see oli ka meil nõukojas üks oluline moment, et igal pool nimetaksime teda Pääsküla raba kaitsealaks. Ei räägiks ei Pääsküla kaitsealast ega Pääsküla rabast, vaid nimetaksimegi Pääsküla raba kaitseala, kui me teda mainime. Ja ka kõikide tahvlite ja infotahvlite peale hiljem tuleb siis see märge Pääsküla raba kaitseala. Ametlik pindal on 274,3 hektarit ja 3 põhilist kaitse eesmärki, mis tulenevad siis looduskaitseseadusest, ongi siis need suured plokid, väärtusliku maastiku selle üksikelementide kaitse, kaitsealuste liikide nende elupaikade kaitse ja virgestusvõimaluste säilitamine ja parandamine, mis meil tekitas ka pikalt poleemikat nõukojas, aga mida me põhimõtteliselt siin kaitsekorralduskavas ei saa selle tõttu muuta, et see on kantud kaitse-eeskirja ja kui tahaksime selle punktiga tegeleda ja kaitse-eeskirjas seda muuta, siis me peame hakkama kaitse-eeskirja muutma. Ja kaitse-eeskirja muutmine on kaitsekorralduskavas kirjas kui üks planeeritav tegevus. Nii et selles mõttes see peaks lihtsalt tulenema kaitsekorralduskavast nüüd siis kaitse-eeskirja muutmise ettepanek. Kaitserežiim on kogu kaitsealal kogu ulatuses piiranguvööndi režiim, mis jällegi tuleneb looduskaitseseadusest ja ongi kohalike kaitsealade puhul tavapärane, et nendel ongi ainult piiranguvööndi režiim. Aga sellesse juriidikasse ma täna põhjalikumalt ei lähe, sest et kaitsekorralduskava kui selline on tegelikult rohkem sisuline dokument. Kaitsekorralduskava mõte erinevalt kaitse-eeskirjast, mis määratleb reeglistiku kaitsealal, on kaitsekorralduskava mõte määratleda ja tuua välja need tegevused, mis on vajalikud selleks, et kaitse-eesmärgid oleksid täidetud. Et kaitsealal oleks mõte ja et kaitseala säiliks sellisena, nagu ta kunagi eesmärgipäraselt loodi. Nii et selles mõttes on kaitsekorralduskava vägagi oluliselt sisuline dokument ja nüüd me saamegi need sisulised punktid läbi käia. Esimese sisulise punktina on siis uuritus ja uuringute vajadus. Pääsküla raba on tegelikult väga hästi uuritud, aga mitte ikkagi veel piisavalt hästi. On rühmi, mida ei ole väga piisavalt uuritud. Aga siin on välja toodud loetelu nendest rühmadest, liigirühmadest ja ka siis koosluste uuringutest, millistel aastatel siis on Pääsküla raba viimase 20 aasta jooksul uuritud. On näha, et kõige tihedamini on taimestiku uuringuid tehtud, aga samas ma ei saanud kaitsekorralduskava eelnõusse ikkagi kirjutada, et taimestik oleks teada. Tegelikult lihtsalt tavalisi taimeliike ei ole selgelt kõiki läbi inventeeritud. Samuti on väga palju putukate uuringuid tehtud, aga seda ka ainult rühmade kaupa, põhiliselt tolmeldajad ja liblikad, natukene ka kiilid, aga näiteks üldse ei ole määratud kuklaste liike, on küll määratletud kuklaste pesade asukohti, aga kuklaste liike ei ole kuskilt määratletud, et millist liiki nad on. Siis on suhteliselt keskmiselt on uuritud siis kahepaikseid roomajaid 2 aastal ja vähem linnustikku ja imetajaid ja suhteliselt nagu normaalselt on ka koosluste uuringuid tehtud, kuigi neist 2 on sellised põhjalikumad koosluste uuringud. Üks neist oli siis eelmisel aastal ja üks oli 2007. aastal. Aga muidugi tuleb kohe öelda, et need koosluste uuringud omavahel väga hästi kokku ei lähe. Need koosluste uuringud ongi sellised, et neid oleks vaja tegelikult teha mitme grupi poolt ja siis teadlaste poolt nagu kokku istuda ja määratleda see nagu siis ühisarusaam sellest, milline see koosluste levik tegelikult on. Mis on nüüd vajalikud uuringud ja vajalik seire? Kindlasti on nüüd vaja jätkata käpaliste leiukohtade seiret, sest et käpalised või siis orhideed on üks kõige väärtuslikum või kõige suurem väärtus siin lisaks rabakooslustele või taastatavale rabale.
ja Pääsküla raba teede servade, mis on nagu orhidee peenrad, on tegelikult sellised tänu nendele teedele. Et siin on jällegi väikene selline vastuolu mõnes mõttes looduse ja inimtegevuse vahel, aga seda kombinatsiooni annaks siin just väga hästi ära kasutada. Sest et see, nagu me ütleme, et siis kolmas punkt on just see sama puhkevõimaluste loomine, et siis tegelikult need samad kaunid teeservad koos nende teedega annavad siin väga hea kombinatsiooni. Kindlasti on neid vaja ka seirata, et need Käpaliste leiukohad oleksid iga aasta siis meil teada ja kui on kohe mingisugused tagasilöögid, siis sellega ette võtta. Tolmeldajate kahepaiksete seire kuulub Tallinna arengukava 2035 raames tehtavate seirete hulka ja lihtsalt Pääsküla raba on üks nende indikaatorrühmade seirepunkt või seirekoht. Ja seda tehakse siis nüüd enne 2035. aastat veel 2 korda linnas, ülelinnaliselt. Ja nüüd sookoosluste taastumise seire, see sisaldab päris mitmete liigirühmade ja koosluste seiramist ja see on nüüd, peaks alguse saama pärast seda, kui on sookoosluste taastamistööd ette valmistatud ja on võimalik hakata jälgima, kuidas see muutub, kuidas see kooslus siis nüüd muutuma hakkab. Alates 25. aastast iga-aastaselt. Ja siis üks seire viis liik on veel allikate sademe või laskude veekvaliteedi seire. Me teame, et Pääsküla raba ümber, selle juurde ma tulen hiljem ka tagasi, on väga palju allikaid. Neist kaks allikate gruppi on paremini teada, aga suur hulk on vähem teada, mis on nüüd siis Tallinna Ülikooli poolt, Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse poolt alles hiljuti kaardistatud ja tegelikult nende vee kvaliteeti tuleks nüüd hakata seirama. Kõigepealt teha alusuuring ja siis hakata seda seirama. Siis edasi nüüd on uuringud, 4 liigigruppi, mis on sellel alal täielikult uurimata, on sõnajalad, samblad, seened ja samblikud. Ja nende uuringuid on siis selles kaitsekorralduskavas ette nähtud siis järgnevatel 4 aastal, et igal aastal üks liigigrupp siis ära uurida. Edasi on allikate, madalsoode, siirdesoode, liivikute seisundi uuringud selleks, et selgitada välja, kuidas on nende taastamisvõimalused või kus on ja kas on üldse taastamisvõimalust. Eriti just madalsoode ja siirdesoode, no tegelikult rohkem just madalsoode, siirdesoode puhul ma ei peagi eriti võimalikuks seda taastamistööd, aga madalsoode puhul on vaja selgitada välja, kui suur mõju on ajaloolisel saastel olnud sellele kõigele, sellele alale, kus madalsood varem levisid ja kas selle toitelisuse tõttu, kõrge toitelisuse tõttu on üldse võimalik need madalsoid taastada. Sellepärast ei ole siin otseselt seda madalsoode taastamistööd veel sees. See võib jääda järgmisse perioodi, mis on siis 10 aasta pärast. Koosluste pinnase ja vee saastatuse uuring, juba mainisingi, et pinnast ja vett tuleks seda jääksaastust, mis on nõukogude ajast pärit, tuleks tegelikult välja selgitada selle ulatust, et selleks, et teha üldse järeldusi, kuidas on võimalik nendel saastatud aladel siis koosluste taastamist teha ja kas on võimalik. Nüüd sel aastal on käimas praegu ka raba süsiniku bilansi uuring, et selgitada välja Pääsküla raba süsiniku sidumise ulatus ja tema potentsiaal. Et see uuring on hetkel töös ja peaks saama enne aasta lõppu valmis. Ja lõpuks siis, nagu öeldakse, last but not least, minu arvates üks olulisemaid uuringuid, mis peaks järgmisel aastal ka tehtud saama, on külastuskoormuse uuring, ehk siis tegelikult oleks vaja välja selgitada Pääsküla raba kaitseala taluvuskoormus külastusele ja millist laadi külastusele seal, kui suurt taluvust oleks võimalik lubada. Need samad tegevused on nüüd toodud ka kaitsekorralduskava lõpus tabelitena ja siin on nad toodud nüüd, igas tabelis on siis ka aastaarvud, millisel aastatel need tegevused käivad.
kaitsekorralduskava eelnõus on nende juures ka veel eelarveline indikatsioon, vägagi esialgne indikatsioon, aga ma ei hakanud seda siia praegu tooma, sest et see on nii või teisiti ajas nii palju muutuv, et see ei ole sellise tähendusega, et seda väga tõsiselt saaks võtta. Nii, aga sel ma praegu pikemalt ei peatu, need samad aastaarvud ma juba rääkisin ära, millistel aastatel mida põhiliselt tehakse. Lähme edasi väärtuste juurde. Nagu ma mainisin, üks kõige suuremaid väärtuseid on orhideed. Siin on nad teie ees, kõik 17 liiki pildina. Ehk siis kõik need piltidel olevad erinevad liiki orhideed on Pääsküla rabas registreeritud. Lisaks sellele saab ainult rõõmustada, et kokku on registreeritud 65 kaitsealust liiki Pääsküla rabas. Et see on päris kõrge arv, eriti veel kohaliku kaitseala koha pealt. Ma ääremärkusena kohe mainin, et kohaliku kaitseala, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti, kui sõnastuselt õige olla, siis selle eesmärk ei ole kunagi otseselt liigikaitse, aga need liigid on selle edukuse indikaatoriks, sellepärast, et kui me räägime kohaliku omavalitsuse tasandi kaitsevast loodusobjektist ja selle väärtusest, siis selle üks põhiväärtused on väärtuslikud looduskooslused. Ja millest koosnevad või kellest koosnevad väärtuslikud looduskooslused? Loomulikult erinevatest liikidest. Ja mida rohkem on nendes kaitsealuseid liike, seda suurem tõenäosus on, et need looduskooslused on veel väärtuslikumad, sest et enamasti liike ei võeta kaitseala mitte niisama. Et see on rohkem nagu selles suhtes, see on selgituseks just selleks, et see ei ole kaitse eesmärk iseeneses, vaid nende elupaigad ja nende kooslused, kus nad on tegelikult need kõige olulisemad eesmärgid, nende säilitamine, kooslusena ja elupaigana, nende kvaliteedina. Aga nad on indikaatorid, liikide olemasolu on indikaator. Kokku on siis registreeritud praegusel hetkel esimese kategooria kaitsealusliike 1, teise kategooria omasid 13 ja kolmanda kategooria omasid 51. Ja neid taimedest siis, nagu ma mainisin, on kokku registreeritud nende uuringutega 298 liiki, aga tõenäoliselt on ikkagi veel palju rohkem, sest et meil on üle 1500 liigi taimi ju Eestist teada, ehk siis, et ma olen suhteliselt kindel, et Pääsküla rabas on neid ka oluliselt rohkem. Aga nüüd siis 20 liiki nendest 298 on siis kaitsealustena registreeritud ja 17 nende hulgas on siis need orhideed. Ja kaitsealuste taimeliikide kategooriad on siin allpool toodud. Nüüd kõikide nende kaitsealuste liikide, nende elupaikade kui väärtuse kaitse eesmärgiks on see, et säilinud on kõikide kaitsealuste taimeliikide kõikide liikide, antud juhul siis taimeliikide praegu teadaolevad leiukohad. Et see on siis nende sõnastatud kaitse eesmärk kaitsekorralduskavas. Ja need teadaolevad leiukohad on siis fikseeritud selle sama aastaga, mis kaitsekorralduskava algusaasta on. Teised kaitsealused liigid, ehk siis imetajad, linnud, kahepaiksed roomajad, liblikad, kimalased, kiilid ja kuklased. Siin on nende loetelu, ma ei hakka sellele jällegi detailselt keskenduma, aga piltide peal on väike valik neist, kes on siis kaitsealuste liikidena Pääsküla rabas, keda on kohatud. Isiklikult sel aastal pakkus mulle rõõmu see liik näiteks, kes on täpikhuik ja kes on madalsoode lind ja kes on tulnud Pääsküla raba Jaaniallika oja peale madalsoo laigule tagasi. Juba, mis on tegelikult väga hea näitaja. Teda vahepeal ei olnud. Nii. Nüüd kooslustelistest väärtustest, ehk siis väärtuslikud maastikud ja selle üksikelemendid. Siin esimese olulise asjana, nagu ma mainisin, on allikad. Need kaks allikagruppi, mis on toodud, mis on siin Pääsküla raba Männiku poolses otsas, on suhteliselt teada tuntud, kuna sealt juurest läheb läbi ka endine siis, või praegune kehtiv loodusrada.
siis kasetukaallikad ja aiataguse allikad. Jah, just. Et need on, aga see, et neis on rohkem kui üks allikas, see on enamasti mitte väga laialt teada olev fakt. Sest et tegelikult seal on maa seest tuleb väga paljudes kohtades välja vett ja siin selle ja mõlema juures tegelikult on, nagu ka siit kaardi pealt näha on väikene allikasoo tekkinud ja selle allikasoo kui koosluse tegelikult väärtus on isegi kõrgem kui see allikas kui üksikelement ise. Ehk siis selle allikasoo taastamise võimalusi tuleb ka hakata nüüd uurima ja selle taastamisväärtust siis analüüsima. Ja ma arvan, et see on jälle järjekordselt järgmise etapi kaitsekorralduskava küsimus, kui seda et kuidas neid allikasoid taastada. Esimese asjana tuleb allikate vee kvaliteet välja selgitada, ka pinnase saastatuse aste seal ümbruses ja siis lisaks sellele siis puhastada lihtsalt prahist ja koristada need allikad ära. Uuemad allikad, mis on hiljem nüüd välja selgitatud, on need, mis jäävad siia Ilmarise ja siis Hiiu poole siia ülesse. Seal on ka üks terve allikate grupp, mis tegelikult suundub selle sama märgala juurde, kus tegelikult on ka väga suured väärtused, nii et põhimõtteliselt siin võib hakata kujunema järgmine selline fookuskoht, mida võiks nagu looduslikult ka taastada, aga mis praegu ei ole selle kaitsekorralduskava teemaks võetud, sellepärast et selle kaitsekorralduskava teema on põhiteema on kuidas taastada seda rabaala, mis jääks siia nüüd siis Jaaniallika oja ja siis Männiku liivikute vahele. 27 allikat ja neist siis 14 kahe grupina on siis üldlooduse raamatusse ka kantud, aiataguse ja kasetukaallikad ja alternatiivsed nimetused on neil ka, Pärtle, Tõnu ja Juhani. Ja siis allikasood, mis nende ette on kujunenud, on tegelikult praegu pindalaliselt 0,1 hektarit. Madalsood, mis on siin skeemi peal nüüd rohelisega, vale nupp jälle, seda on hetkel inventeeritud kokku vähem, aga taastatav ala sellest on 6,5 hektarit, ehk siis tegelikult siin on teda isegi alla hektari praegu. Aga taastatav ala on tegelikult oluliselt suurem. Kokkuvõttes kogu see kuivendatud madalsoo metsaala, mis on sinisega, võiks potentsiaalis kujuneda tulevikus madalsooks, aga nii suurt eesmärki isegi ei saanud praegu seatud selles kaitsekorralduskavas. Siirdesoo jääb põhiliselt nüüd sellest Jaaniallika ojast siia põhja poole ja ka siis siia Nelgi tänava poole, et praeguseks hetkeks on see kõik Kõdusoo mets ja selles mõttes siirdesoo taastamist sellest Kõdusoo metsast pole praegu ette nähtud. Et see peaks olema ala, mis võiks jääda metsana kõikidele siis, ja suures osas ka puhkemetsana. Ehk siis tegelikult seda siirdesood, ma arvan, et ei olegi seal väga mõttekas taastada. Ja nüüd jõuan rabadeni. Nüüd raba, nagu ma mainisin, on siis see osa, mis jääb siis kaitseala tähendab siis siia kaugemasse otsa kaitsealale ja selle allikasoo ja madalsoo vahelisele alale endisele põlengualale. See on siis see piirkond, kus me tegelikult hakkamegi raba taastama. Ja kui siin on kirjas praegu, et kokku taastatav kuni 100 hektarit, siis tegelikkuses plaanitud taastamisala on 45 hektarit. Nii et selles mõttes me selle 100-ni ei hakka üldsegi pingutama esimese hooga, vaid on plaan taastada 45 hektari suurusene ala. Ja nüüd on siis veel sinna kaitseala Männiku poolsesse külge jäävad liivikutega Nõmme metsad
ja väärtuslike vooluveekogudena on siis kirjas ka Jaaniallika oja, tänase nimega Jaaniallika kraav ja selle lisaojad või kraavid ülemjooksul. Aga nendele siin kaitsekorralduskavas ei ole keskendutud, kuigi tegelikult Jaaniallika oja endiste loogete taastamine võiks olla päris huvitav tulemus, et selles suhtes see võiks anda päris hea loodusliku pildi sellest alast lõpuks. Aga ma lihtsalt hetkel ei saa võtta korraga nii suurt eesmärki ja eesmärk, mis looduskoosluste taastamiseks siin on seatud, on ka arvestatud sellega, et sellised tegevused, mida on kõige rohkem vaja teha või kõige kiiremini vaja teha. Sest tegelikult põlengualale raba taastamine oleks võinud alata 20 aastat tagasi, kui seal värskelt oli põlenud, et tänaseks on juba sinna peale kasvanud 20-aastane noor männik ja tegelikult see esiteks on tuleohtlik ja teiseks on siis nüüd lisategevusena vaja seda männikut enne maha võtta, enne kui saab seda veerežiimi seal tõsta. Jällegi need samad tööd on kõik loetletud siis kaitsekorralduskava lõpus tabelitena ja toodud välja ka nende aastad, millistel aastatel neid oleks vaja teha. Aga siin tundub väga pikk nimekiri, aga tegelikult kõik need liigipõhised kasvukohtade hooldamised on tihtipeale väga väiksed tööd ja need ei ole tegelikult üldsegi seotud ei suure eelarvega ega suure tegevusega ja tihtipeale on nad ka kombineeritavad omavahel. Näiteks üks meede on nende samade teeservade sügisene niitmine kuni kraavini välja ja see meede aitab juba kaasa kõikidele käpalistele praktiliselt, kes seal teeservades kasvavad. Ehk siis see võimaldab neil rohkem valgust saada kevadel kohe alguses, kui neil seda vaja on tärkamiseks. Et muidu tekib neil valguskonkurents põõsastega, mis sinna kasvavad ja selle võsa varjus nad lihtsalt ei tärkagi, need samad käpalised. Seda oli sel aastal väga hästi näha, kui oli värskelt ära võetud võsa ümber nende teeservade, siis tegelikult tuli väga suur hulk käpalisi välja. Et see arv leiukohti ja taimi, mis oli enne seda tänavust aastat registris, oli üliväike võrreldes sellega, mis ma ise läbi käisin, need teeservad ja kaardistasin, et need arvud kasvasid hüppeliselt. Kõige olulisem siis töö, koosluste taastamistöö ongi see sama kuivenduskraavide sulgemine ehk siis see läbi raba taastamine, veerežiimi tõstmine ja raba taastamine. Mainisin, et seda teeme sellises piirkonnas. Siin üleval on kaart, mis näitab, kus kohas see ala asetseb. Ehk siis tegelikult põhjapoolne ja kirdepoolne osa kaitsealast jääb selgelt endiselt metsaks. Sest ma olen kuulnud nagu sellist muret, et metsa üldse enam ei jää selle Pääsküla rabale, siis tegelikult seda kaugeltki mitte ei ole seda ohtu. Ehk siis tegelikkuses me tegeleme ainult sellel alal, mis jääb siis Jaaniallika ojast männiku poole. Ja isegi mitte päris männikuni välja, vaid kahele poole seda pikka sirget teed. Need 3 eri värvi siin, roheline, kollane, siin all ka, roheline, kollane ja sinine, markeerivad siis erinevaid tööetappe ja kui nad praegu kaitsekorralduskavas on toodud välja aastatel 23, 24 ja 25, 3 järjestikust aastat, siis võib juhtuda, et see ka nihkub veel edasi natukene, sõltuvalt sellest, kuidas ühe etapi või teise etapi tööd sujuma hakkavad. Kõik need rabataastamistööd esialgu on plaanis teha kas käsitsi talgutööna või vaid kerge tehnikaga, käsitehnikaga. Ehk siis tegelikult esimene talgupäev, mis me katsetasime 10. septembril sel aastal, näitas, et väga lihtsalt oli võimalik üks pais ehitada, isegi rohkem kui üks pais, 1,5 paisu ehitada täiesti käsitsi ja ilma igasuguse mootoriseerituseta.
aia nende suurte kääridega sai võetud väikseid neid siis mände maha ja kaski ja labidatega kaevatud siis neid turbapätsikesi, millega siis ehitati see pais. Siin piltide peal on ka näha see töö, põhimõtteliselt siin on selle paisu pilt, kui turbapätsid olid juba enam-vähem valmis, kõik pandud hunnikusse, siin on tema nagu lõplik välimus, et pealt sai kaetud siis samblamätastega. Ja siin on siis algne töö, kui kõigepealt oli vaja välja kaevata risti kraaviga, kaevata välja pinnas kuni veeni, niimoodi, et need paisud, need pätsid saaksid laotud kraavis pinnase all voolava vee ette. Et see on kogu selle asja mõte, et me tegelikult ei näe seda, mismoodi kuivenduskraavid raba edasi kuivendavad, sest see toimub kõik pinna all. Et kui me kaevame selle kraavi risti lahti, siis me näeme seda, kuidas kuivendus seal töötab endiselt edasi. Ja kokkuvõttes lõpuks saaks muidugi loodus ka ise sellega hakkama, aga see võtaks oluliselt 10 aastaid rohkem aega, kui inimene seda kaasa aitab sellega. Nii et see nende etappidega on siis plaanis teha 3 järgmine aasta jooksul ja siin on ka kirjas siis, millised on need pindalad, et esimese etapi pindala umbes 17 hektarit, teise umbes 12, kolmanda umbes 18 hektarit ja paisude arvud on ka esimesel aastal 85 paisu, ehk siis kui üks pais, hästi tahtes siis 2 paisu päevas teha, siis umbes 40 päeva siis talgutöid ühe aasta jooksul. Iseenesest polegi täiesti võimatu, aga muidugi paras väljakutse. Ja järgmistel aastatel muidugi vähem, et esimesel aastal. Sellepärast ma arvangi, et see esimene etapp võib meil kujuneda, et kui ei jõua ühe aastaga ära tehtud, siis see lükkub veel 2024. aastasse ka teise etapile natukene otsa. Nii. Väike piltlikustamine teile ka sellest, millised on need mõtted, kuidas võiks need asjad välja näha, kuidas nad näevad praegu välja ja kuidas võiks nad edaspidi välja näha ja lisaks ka siis nende elupaikade väärtused, sest rabas ja rabametsas, see on siis elupaigaks vähemalt 15 kaitseala registreeritud kaitsealusele liigile, 65 madalsoodes, see on elupaigaks vähemalt 26, väike veekogud on elupaigaks vähemalt 14 ja teedekoridorid ehk siis niinimetatud ökotonid, teeservad on tegelikult elupaigaks siis vähemalt 25 kaitseala registreeritud kaitsealusele liigile. Nii et tegelikult väärtus, isegi kõige suurem väärtus on isegi nendes teeservades, aga kui me võtame liigirühmade kaupa, siis teeservad on põhiliselt käpalised, sellest 25-17 liiki on juba põhimõtteliselt käpalised, nii et tegelikult veega seotud, igal juhul veega seotud elupaigad on need, mis on kõige väärtuslikumad. Ja veega seotusest rääkides, selline näeb välja praegu kaitsealal olev kõige ilusam, kõige rohkem nagu raba meenutav veekogu, mis ei ole looduslik, mis on tegelikult tõenäoliselt kunagine tuletõrje veevõtu tiik, aga millest on saanud peaaegu et lauka moodi väljanägemine. Selle ümber siin on õõtsik ja siin õõtsiku peal kasvab nii jõhvikas kui ka on huulheinad. Aga võiks olla veel päris selline, ehk siis võib-olla ühel hetkel, kui me veerežiimi laseme tõusta, siis me saame selle veekoguga selliseks. Praegune laudtee näeb välja seal kaitseala lõunaosas selline. Põhimõtteliselt, kui me tahaks raba taastada, siis võiks ta näha välja selline, raba selle ümber. Praegune madalsoo, suur madalsoo ala, mis on tegelikult suhteliselt saastunud pinnasel, näeb välja selline. Kui nüüd selle saaste asja selgeks saaks ja kui oleks võimalik teoreetiliselt ka madalsoid taastada, siis võiks ju tegelikult kujuneda selline ökosüsteem.
Samuti nüüd kraavidest rääkides, see on nüüd Jaaniallika oja, mis on sirgeks tõmmatud, sirgeks kraaviks tõmmatud. Ühel hetkel võiks tal tegelikult hakata tekkima sarnased looked tagasi, nagu tal kunagi olid. Aga seda tegelikult saab samuti suhteliselt kergesti teha, kui veerežiimi tõsta, siis tegelikult hakkavad veekogud otsima üles oma endiseid neid looke kohti. Ja teed lõpuks, siin on üks suhteliselt ära sõidetud tee kaitseala lõunaosast ja siis allpool on tegelikult juba suhteliselt hea tee kaitseala keskosas, kus on siis ka orhideed servas. Nii et põhimõtteliselt me püüaksime hoida seda alumise pildi olukorda. Küll aga selle päris sellise väljanägemisena me teda hoida ei saa, sellepärast et meil on vaja neid tõsta. Veerežiimi tõstmiseks on meil vaja tõsta nii pinnasteid kui ka laudteid. Selle juurde ma tulen varsti tagasi. Nii, nüüd jõuamegi tegelikult siis viimase kaitse eesmärgi plokini, mis on siis alaväärtuste tutvustamine külastuskorraldus, ehk siis mille eesmärk on siis puhkemajanduslik ja suunatud inimesele. Selle teema juures oli nõukoda väga ühemeelselt jõudis selleni, et kaitseala, Pääsküla raba kaitsealal on esikohal looduse huvid. Et see mulle isiklikult väga meeldib, et sellise tulemuseni jõuti ja tegelikult minu arust oleks see väga oluline ka kuidagi ka linna ulatuses ära jaotada, ehk siis, et kus on ühtepidi, kus on teistpidi ja kuidas need tasakaalud lähevad. Sest et vastasel juhul võib kujuneda lõpuks see olukord, et meil on, me teeme igale poole, kuna tiheasu alal rohealade hoidmine on väga keeruline, sest et koormus on suur, siis on väga lihtne tulema see pargistumine, rohealade pargistumine. Ja seda tahaks Pääsküla rabas kindlasti sellest hoiduda, et ta ei pargistuks. Põhjaosas ta natukene juba hakkab pargistuma, selle põhjaosa metsades. Selles plokis on siis lisaks siis visioonile on hulka eesmärke. Kõigepealt siis piiritähiseid tuleb oluliselt rohkem panna kui praegu. Selle mõte iseenesest see muidugi nii hea ei ole, sest et mingil määral ta nagu risustab, aga tegelikult selle mõte on just see, et vägagi palju neid, kes praegu kaitsealale satuvad mingisugust öeldes mitte looduse huvi tegema või loodusest kahjustama, on neile võimalik öelda, et nad ei teagi, et nad kaitsealal on. Aga kui need tähised on väljas, siis on vähemasti selge see, et inimene ei saa öelda, et ta ei teadnud, et ta on kaitsealal. Et praegu neid tähiseid on suhteliselt vähe üksikutes kohtades ja tegelikult oleks neid vaja oluliselt rohkem panna. Järgmine on siis teede, laudteede korrashoid ja uuendamine. Siin on hulka tõin jälle pilte praegusest olukorrast. Põhimõtteliselt hakkavad nad amortiseeruma ja neid oleks vaja kindlasti parandada. Samuti on siin see veerežiimi tõstmise tulemusena näha, need küll antud juhul on kopratöö mõlemad. Ehk siis tegelikult see ei ole veel kaugeltki mitte veerežiimi taastamine raba paisutamisega, vaid see on kopratöö, koprapaisutused. Kobras tegelikult teeb ühte väga olulist kaitsekorralduslikku töö, et ta taastab Jaaniallika ja ümbruse madalsoid. Ja tänu temale tegelikult see sama täpikhuik ongi sinna tagasi ka tulnud ja tema selle tegevusele on selles suhtes positiivne, aga ma saan ka inimestest aru, kes lähevad rappa ja tahaksid sealt laudteed pidi üle käia, aga paraku on vesi peal. Et suuremad, olulisemad loodushuvilised muidugi ei tee sellest numbrit, aga Tallinna linn on ikkagi Tallinna linn ja pealinn, et tegelikult siin peaks olema ikkagi võimalus inimesel kuivajalaga läbi käia ja sellepärast on ka selle laudteede ja siis teede puhul on ette nähtud see, et nad oleksid ka kaitsekorralduskavas välja toodud, et oleksid läbitavad aastaringselt põhimõtteliselt kuivajalaga. Ja selleks on vaja siis neid nüüd hakata tõstma ja leida lahendusi ühe võimaliku lahendusena. Kõigepealt siis
pinnasteede puhul on siis tõstmine võiks olla lubjakivi sõelmete peale toomisega, ehk siis miks just see lubjakivi ikkagi nende samade käpaliste pärast, et see vihmavesi, mis siis läbi selle lubjarikka sõelme voolab, tegelikult annab lubjalembestele käpalistele kohe oluliselt kõvasti juurde. Ehk siis nemad ainult rõõmustavad sellest, kui sealt tuleb lubjarikast vett neile. Seejuures tuleb lihtsalt jälgida seda, et seda teekatet ei tehtaks liiga laiaks, vaid et see oleks praegu olemasolevas laiuses. Ja sest, et sinna serva muidu matab lihtsalt mõned käpalised selle servaga maha. Et laudteede puhul on oluline siis laudteede laiendamine niimoodi mingil määral, sellises maksimaalses määras, et saaks ratastoolide ja lapsevankriga liikuda ka laudteedel. Ja siis kõige olulisem muidugi on nende tõstmine, tasapinna tõstmine. Selle juures võib kasutada ka sellist lahendust, nagu siis vee üleujutus, põhiliselt üleujutusaladel ka pontoonidele tõstmist. Seda on mujal maailmas tehtud. Seejuures fikseeritakse see külgsuunas, et külgsuunas liikumist ei oleks. Ja ka läbi tuleb mõelda see, et jää ei lõhuks pontoone ära, et kui jäätumine toimub. Et neid on, aga Soomes just, kus on jäätumised ja asjad on suuremad, et neid on tegelikult seal lahendatud isegi sellisel pontoonidel. Jah, see tehnilist lahendust ma hakkasin detailides kirjeldama, aga põhimõtteliselt on see nagu üks tasapinna tõstmise viise. Ja siis tee laius, jah, siis peaks olema selline, et see ratastooliga ja lapsevankriga saaks liikuda ning nagu ma aru sain, siis üks oluline aspekt on veel selliste servade olemasolu, nagu on siin sellel sillal, et oleks külje peal sellised servad, madalad servad. Ja ühe asjana, mis alguses kaitsekorralduskavast välja jäi, aga mis nõukoja koosolekute tulemusena ka sisse tekkis juurde, on see vaatetorni teema. Et praegune vaatetorn on amortiseerumas ja kõige olulisem sellest on see, et sinna kasvanud ette on kõrge mets, ehk siis tegelikult vaadet sealt tornist enam ei ole. Nüüd ongi küsimus, et mida siis selle vaatetorniga nüüd teha, kas hakata teda kõrgemaks ehitama, hakata metsa sealt eest sektorina kuidagi maha võtma, aga kõige parem lahendus tõenäoliselt oleks ikkagi hoopis vaatetorn ümber paigutada või teha uus vaatetorn uude kohta. Siis 2 varianti jäi praegu sõelale. Siin on kollasena on olemasoleva vaatetorni asukoht ja rohelisega on 2 võimalikku uut asukohta, mis jääksid siis tegelikult selle taastatava rabapiirkonna keskele. Ehk siis tegelikkuses nende tornide kõrgus peakski olema selline, et siis, kuna selle ümber saab olema lage, siis tegelikult nende kõrgus ei pea olema oluliselt kõrgem. Aga samas nad võiksid olla jällegi sellise vaatega, et nad kannaksid ära ka lisaks siis, mitte torni tee, vaid torni, mitte 2 torni ei tule, vaid 1 torn. Et ka tuleohutuse mõttes oleks see vaade võimalik sealt nagu seda tule tuvastada kohe, kui mingisugune süttimine kuskil on. Aga vaatetorni teema on suhteliselt jällegi, ta on kõikidel nendel, unustasin mainimata, et kõikidel kaitsekorralduslikel tegevustel on prioriteetsuse aste antud, 1., 2. ja 3. prioriteedi tegevused. See vaatetorni teema jäi praegu 3. prioriteedi tegevuseks, ehk siis tegelikult 1. prioriteedi tegevused on need, mis tehakse kõige esimesena ära, 2. prioriteedi omad need, mis seejärel ja kui siis jääb veel võimalust, siis 3. prioriteedi omad. Nii et kuna antud juhul, eks ole, on esikohal looduse huvid, siis 1. prioriteedi tegevused said kõik külge need tegevused, mis on kaitseala loodusväärtuste säilimiseks olulised. Ja viimane teema sellel slaidil siin on pingid, prügikastid, see on järjekordselt ka taristu osa, aga siin on ka mitu sellist aspekti, siin on teadlikkuse osa ja taristu osa. Igal juhul jõuti selleni, et nõukojas, et neid prügikaste võiks olla võimalikult vähe,
rohkem võiks olla teavitust, et kõik, mis me viime sinna, toome ka ise tagasi. Teisalt jällegi sellistes kohtades, kus need prügikastid juba on, siis sellistes kohtades peaks kindlasti olema neil püsiv hooldus peal, et ei tekiks üleajamisi ega sinna ümber kuhjamist, mis on nagu väga oluline. Pinkide koha pealt olen ma kuulnud väga vastuolulisi mõtteid, ühest küljest neid ei tohiks seal väga palju olla, teisest küljest ma olen jällegi nii palju, kui ma isiklikult olen seal rabas nüüd selle aasta jooksul ringi käinud ja kohanud vanemate inimestega, siis nad on just vastupidi öelnud, et võiks jälle olla pinke rohkem. Ehk siis tegelikult see tahab natukene läbimõtlemist, aga kuna need pingid ja prügikastid on tegelikult samuti inimese taristu nii-öelda mugavuse elemendid, siis nad mingil määral praegu sel kaitsekorralduskavas jäävad nad kolmanda prioriteedi tegevusteks, sest et nende otsene eesmärk ei ole selle kaitseala loodusväärtuste säilimiseks otseselt vajalik. Alaväärtuste tutvustamine ja külastuskorraldus, kõige olulisemad osad sellest on siis infostendid ja teabestendid või teabetahvlid, temaatilised teabetahvlid. Et siin on nüüd loetelu nendest, me teame, et sinna on praegu seal on ka olev juba ligi 20 aastat vana rabarada loodusraja tahvlitega, mis on väga hästi vastu pidanud, aga siiski praegusel hetkel juba ikkagi väga vananenud. Et kõik need tahavad tegelikult uuendamist ja lisaks sellele uuendamisele tahavad nad siis ka juurde saada täiendust. Siin on nagu loetelu nendest. Kõigepealt alustan suunaviitadest. Praegusel hetkel on siin paigaldatud, juba on sellised värvilised suunaviidad, mis vastavad tegelikult selle tahvlil siis vastavatele värvikoodidele orienteerumiseks, et kus sa oled ja kuhu suunas sa võiksid minna. Et selline lahendus on praegu sellel alal loodud, aga kuidas see lahendus tulevikus saab olema, seda praegusel hetkel ei oska veel öelda. Kaitsekorralduskava koostamise juures siis nõukojas liikusid jutud, et oleks vaja tegelikult anda kõikidele nendele teedele omaette nimed orienteerumiseks, aga see võib jällegi olla omaette niisugune kahe otsaga, sest et inimesed, eriti välismaalased või keegi kuskilt tulevad, ei pruugi sellest väga jällegi üheselt aru saada, nii et siin on vaja mõttekohta, aga tõenäoliselt see ei olegi jällegi, kui selle töö tellimiseks läheb, siis tuleb lihtsalt sellesse hanke kirjeldusse panna kõigepealt selline ajurünnak sisse, et selline ajurünnak tuleb läbida, et millised lahendused võiksid olla. Ja lisaks sellele mainin kohe juba ära, et see Pääsküla raba kaitseala nõukoda ei lähe mitte laiali, kui kaitsekorralduskava valmis on, vaid hakkab siin nende tegevuste täitmise juures ka koos käima. Ja sellisel juhul me saame neid asju uuesti arutada, kui selle töö tegemiseks hakkab minema. Aga siin on nüüd loetelu nendest temaatilistest infostendidest. Kõigepealt need 10 infostendi, mis on üldinfo jaoks, need on nüüd siis need, mis on sellised. Siin skeemi peal on nad toodud punaste täppidena ja rohelised täppid on siis need, mis... eksin. Selle skeemi peal on punased täppid on suunaviidad ja rohelised täppid on need suunaviidad, mis vajavad veel võib-olla lisamist, et oleks vaja juurde. Ja selle skeemi peal siin all on kõik infotahvlid erinevate värvidega. Leiate sellest kaitsekorralduskava eelnõust, kui te selle avate, siis leiate selle selgituse sealt juurest, et ma ei hakka nagu sellesse väga praegu põhjalikult süvenema sellesse jaotusesse. Aga need on igal juhul valitud selliste kohtade järgi, kus siis vastavat teemat oleks kõige parem tutvustada. Ja siin on siis need tööd ajalises skaalas. Kaitseala tähiste paigaldamine, kaitseala teede korrashoid, laudteede võrgustiku korrastamine, kaitseala teede korrashoid, nagu näha, on läbivalt, ja siis on suunaviidad ja infostendid ja ka vaatetorn, mis on siis 25-26 aastatesse praegusel hetkel paigaldatud.
Nii, siin on siis, ja viimane, hakkangi tegelikult lõpule jõudma, see viimane teema on siis kaitsekorralduskava uuendamine ja siis ka kaitse-eeskirja uuendamine. Ja enne seda on siis tegelikult jah, veel ka siis alaväärtuste tutvustamise juures need kaitseala välised teemad, ehk siis kaitseala veebileht, siis nõukojas leidsime ühiselt, et oleks hea teha selliseid avalikke huvipäevi ka edaspidi kaitsealaga seotuna. Kaitsekorralduslikel talgutel saaksid inimesed kaasa lüüa, mitte ainult siis raba taastamine, vaid ka erinevad näiteks allikate puhastamise talgud kindlasti on üks selline osi, mis oleks kohe vajalik talguna teha. Siis õppeprogrammide väljatöötamine, mis oli ka tegelikult eelmise kaitsekorralduskava sees juba kirjas, aga mis on siiani tegemata jäänud. Kaitsealaga seotud õppeprogrammid. Ja infovoldik, mis oli samuti kaitsekorralduskavas kirjas, aga mis on tegemata jäänud. Ja nüüd lähen siis selle kaitse-eeskirja uuendamise ja kaitsekorralduskava uuendamise juurde ja kaitse-eeskirja uuendamise juures oli väga palju ettepanekuid juba nõukojal, aga praegusel hetkel neid ettepanekuid kaitsekorralduskavasse sisse ei saanud panna, sellepärast, et kaitsekorralduskava pole kaitse-eeskirja uuendamise koht, vaid selleks tuleb nüüd algatada tegevusena kaitse-eeskirja uuendamine, mis on pandud algatamiseks järgmisse aastasse. Kuidas see kujuneb, seda ma veel ei oska öelda, aga põhimõtteliselt see on samamoodi suur protsess kõikide avalike koosolekutega. Kõigepealt tehakse kaitse-eeskirja uuendatud eelnõu ja siis hakatakse seda arutama ja nii edasi. Aga selle käigus on võimalik ka, sellel skeemil on lihtsalt toodud välja provisoorselt, indikatiivselt, ütleme nii, võimalik kaitseala piiri laiendus. See roheline on võimalik kaitseala piiri laiendus, punane on praeguse piiri ulatus. Aga siin ütlen kohe, et tegelikult siin võib olla see ka täiesti indikatiivne, sellepärast, et kohaliku kaitseala piiresse eramaa üksuste võtmine ei ole eriti lihtne, seda ei saa teha põhimõtteliselt, kui eraomanik on väga vastu, ilma selleta, et eramaid siis kohalik omavalitsus ära ostaks. Et siis see võib muutuda vägagi keeruliseks ja selle tõttu ongi juba eelmises ringis, kui see kaitseala loodi, 2013 siit palju neid välja jäänud, sellepärast see piir ongi selline. Nii et, aga seda võib alati, kui kaitse-eeskirja uuendust teha, siis võib seda alati uuesti proovida, katsetada, kas on tekkinud mingisugused uued võimalused. Kui on, siis on hästi, kui ei, siis jääb nagu on. Ja ees ootab meid Pääsküla rabaga väga tegusad aastad ootavad ees just nimelt selliste tööde jaoks, kus on nüüd siis talgutööd, kus igaüks saab kaasa lüüa ja kus ei ole, mille käigus me tegelikult ei muuda seda maastikku ja seda kooslust, me ei riku seda kooslust, vaid me teeme seda ikkagi suhteliselt mahedalt. Veel kord siis need samad tegevused nüüd ajaskaalas, kraavide, trasside, allikate, see jäi eelmisest välja, et siis veekvaliteedi kontroll, kui on kõigepealt tehtud nende vee esialgne uuring, siis pärast seda tuleb ka seda seirata ja püsivalt jälgida, et see vesi, mis sinna rappa tuleb, et see ei oleks raba kooslustele kahjulik. Et see on nagu ka üks oluline punkt. Aga siis teised on siin välja toodud eraldi. Ja ma tänan, meil on jäänud nüüd veel pool tundi aruteluks. Et kui on kellelgi küsimusi, täpsustusi, siis... Jah, aitäh Lauri väga põhjaliku ettekande eest. Meil on pigem, ma arvan, 35–40 minutit aruteluks. Selle põhjus on see, et kell 7 hakkab siin siis Nõmme mälumängu voor. Kui te tahate küsida midagi, ma toon teile mikrofoni, et see oleks kuulda ka ülekandes ja pärast ka järel kuulatav. Andke käega märku. Toon mikrofoni teie juurde. Tere õhtust kõigile.
headele naabritele, sõpradele, kes on nõmmekad. Aitäh põhjaliku selgituse eest. Ausalt öeldes tulime siia tunduvalt skeptilisemana ja ka väga murelikuna, sest see info, mis algul levis ja kes on nii tubli, et ta loeb kõik materjalid läbi, et ennast informeerida, neid on ilmselt vähe, et see avas praegu ikkagi väga ilusti selle kava, mida te teha kavatsete. On 2 küsimust kohe, tähendab õigemini 3. Kui ma alustan looduse seisukohast olulisest asjast, siis mina olen Pihlaka tänavalt Männikult ja meie poolses otsas on väga palju, või ütleme niimoodi, mitmeid kohti, kus senini tänase päevani jookseb reovesi Jaaniallika oia. Ja see Helbe tänava lõunapoolne külg, mis siis endine, seal olid suured tiigid, mis praeguseni haiseb. Mida te nendega kavatsete teha ja kas nende üle on kontroll? No põhimõtteliselt mul on siin mikrofon siin, et mina otseselt ei oskagi nüüd selles suhtes sellele vastata, et mis nüüd nende veemajanduslikus pooles. Veemajanduslik pool ei ole nagu selle kaitsekorralduskava osa, aga kaitsekorralduskava näeb ette küll need uuringud, mis võtavad proovid nendest samadest kohtadest, kust see vesi tuleb ja kui need proovid näitavad, et see kahjustab seda sama kooslusi selles rabas, siis tegelikult seda ei tohi olla. Ehk siis tuleb välja mõelda, kuidas puhastada see vesi enne ära, kuidas seda lahendada, et see vesi saaks puhastatud enne, kui ta sinna rappa jõuab. Või siis suunata see kuidagi mööda, aga sellisel juhul me ikkagi suuname reostatud vee mingisse, näiteks Pääsküla jõkke, mis ei ole ka õige. Et isiklikult ma leiaksin, et see tuleks puhastada. Kuidas see lahendatakse, ei oska mina kahjuks praegu öelda. See on järgmiste uuringute küsimus. Aga see tuleb kindlasti nendes piirkondades, mida te mainisite, otseselt see veel ei mõjuta selle rabataastamise osa, sest see rabataastamise ala on valitud sellel piirkonnas, kus saaste jääb kõige kaugemale. Küll aga see hakkab mõjutama nende teiste koosluste taastamist, mis on siis Jaaniallika kraavi ja siis Tooma kraavi ümbruse madalsood, mis on tegelikult praegu juba väga tugeva saaste mõjuga ilmselt, sest ma saan spekulatsioon, mul ei ole ühtegi uuringut praegu, aga need uuringud on vaja teha ja siis me saame sellega edasi minna, ehk siis, et millised on järgmised sammud. Ma saan võib-olla nii palju linnaosa valitsuse poolt kommenteerida, et kui teil on niisugune konkreetne info, siis selle võiks kindlasti edastada ja seda kontrollitakse, et see aasta on samasugune info tulnud Vanemuise tänava piirkonnast ja Hiiu tänava lõpust, seal mõlemal puhul seda kontrolliti ja tegelikult seal enam reovee juhtimist nii-öelda Pääsküla rappa ei toimunud. Kui teil on mingite konkreetsete kinnistute osas see info, siis seda võiks meiega jagada. Aga mul jäi mulje, et teil on 2 küsimust veel. Ja mul on küsimus, et kuna see on pikaajaline protsess, siis tegelikult mis nagu inimesed murelikuks teeb ja ma arvan, et te jagate seda muret, et kas võib tekkida periood, me juba praegu näeme, et me ei saa tegelikult enam rappa. Ja ma ei ütle, et me peame minema sinna nüüd praegu sandaalides, vaid kindlasti on vaja kummikuid. Juba on kõrgvee mõju tunda, eriti kui Helbe tänava lõpust minna sisse ja ka siis, kui me lähme üle Jaaniallika mõlema silla, siis eriti teise silla üle minnes on juba läheb laudtee kohe sinna alla, isegi kui ta algul. Kas meil võib tekkida periood, kus me üldse rappa ei saa? Ei, sellist perioodid üldse rappa ei saa, ma ei usu, et tekiks. Need laudteed jäävad tõenäoliselt mingiks perioodiks küll kummikuga läbitavaks, ehk siis tegelikult veega alla, sest et selle laudteede ja pinnasteede uuendamise projekti hange on praegu tegemisel. Aga kuidas selle hanke edukus on, seda me ei tea praegu ja igal juhul, kui see ka edukuks osutab see hange, see projekteerimise hange, siis see projekt valmib alles järgmisel suvel ja pärast seda saab hakata ehitustegevust planeerima siis nende teede tõstmist ja siis laudteede tõstmist samuti. Et senikaua tegelikult tuleb meil hakkama saada,
et ma ei usu, et meil tekib olukorda, kus meil täielikult ligipääs rappa kaob, sest et selle, kindlasti mitte selle inimese poolt paisutatavate alade tõttu, sest et selle paisutuse mõju hakkab ilmnema alles kuskil 3, 4, 5 aastat pärast seda tööd. Ehk siis selle mõju ei ole nii kiire kui kopra mõju. Kopra mõju on tunduvalt kiirem, see, mida praegu seal, mis on praegu üleujutused, ongi tegelikult põhiliselt kopra mõju ja üks mõju on veel, seal tee ääres on üks settetiik, mis aeg-ajalt tahab settetest puhastamist. Selle sama siis selle keskmise sirge tee ääres, ma võiks näidata kaardi peal, kus see on, võib-olla korraks võtan mõne kaardi lahti. See settetiik jääb siia kurvi peale, siia, kus see põhimõtteliselt, kus see üks laudtee alla tuleb. Eks. Ja see on praegu hästi täis ja ta on täis sellepärast, et ta settib ja setted tahavad sealt on vaja aeg-ajalt setteid välja võtta ja ära viia. Et seda settete äraviimise tööd on korra tehtud, aga nüüd on mitu aastat mööda läinud ja pole tehtud, et see on ka üks asi ilmselt, mida tuleb planeerida, mis ei ole küll otseselt kaitsekorralduslik töö, aga mida tuleb siis Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt planeerida, et seda teha. Et see ilmselt on ka üks mõjur, mis tõstab seda vett, ühelt poolt koprad ja teiselt poolt siis see settimine. Et ma arvan, et kui need kaks, põhimõtteliselt kobraste väljapüüki on ka tehtud ja nende tammide lõhkumist, aga see on suhteliselt lootusetu töö, sellepärast, et seda ei ole võimalik nagu loodusele kätt ette panna, kui nad toimetavad, siis nad toimetavad, pigem ikkagi ma näeksin seda, et tõstame neid oma laudteid, mida pidi me liigume ja siis me saame lasta neil omapäi toimetada. Aga see võtab lihtsalt aega, see laudteide tõstmise projekt ja see kõik, see on päris suur töö, et see võtab aega. Et seda kahjuks ei saa nii kiiresti. Ma loodan, et ei teki seda olukorda, et tuleb nüüd rappa minna paadiga. Jah, minä olen Kai Kynnissä peressä. Haritselt olen ma vee mikrobioloog, ökoloog, aga olen ka nüüd sama osakonna töötaja, mis Lauri. Ja seetõttu ma tahan ka öelda, et kindlasti veel hoiame silma peal. See on nagu minu eriala olnud. Ja siis ma tahaksin öelda selle Lauri jutu kohta seda, et kui me vaatame stende ja kuna ma olen olnud ka õppejõud erinevates asutustes ja ülikoolides, siis ma näen, et üldine keskkonnaharidus langeb, kuna lihtsalt neid keskkonnahariduse võimalusi muutub vähemaks. Et mõni see stend võiks olla ka, mis nagu seletab üldse selle märgalade rolli vee ja süsiniku ringes, et saaks nagu selle põhitähtsuse sellest, kus saaks siis rääkida ka nii seda soogaasist kui soorauast. Ja siis teine asi ma tahtsin küsida, et mida sa pidasid silmas seda jääkreostuse all, et milline jääkreostus seal rabas võiks olla? Ma pidasin põhiliselt silmas seda suurt ala, kuhu on mitukümmend aastat Nõukogude ajal lastud sisse seda suurt ala siin, kuhu on siis voolanud põhimõtteliselt puhastamata reovesi. Et seda ma pidasin selle jääkreostuse all tegelikult silmas. Et mitte otse mingit keemilist, vaid just seda toitainete rikast. Jah. Et see on nagu see kõige nukram või valusam asi, et tegelikult see võiks olla ilus madal soo, aga tegelikult kuna ta on niivõrd toitaineid täis, siis ta on selle täielikult ära rikkunud. Et küsimus, kuidas ja kas on seda võimalik taastada, see on nagu veel uuringu teema, et selleks on vaja kõigepealt see reostuse ulatus seal selgeks saada ja siis saab alles mõelda, et mis sellest võiks saada. Küsiks. Oleks selline küsimus, et kas põhja pool, kus on nii-öelda nagu hakkavad need elurajoonid, kas läbi kuivendamisega, kas seal see maa nagu muutub kuivemaks või vesisemaks?
mis pidi ma sain aru, et kas küsimus on selle kohta, et kui nüüd me sellel alal siin paisutame, et siis kas siin sellel alal muutub ala vesisemaks? Sest tegelikult minu vastus oleks, et mitte, sest et siin vahepeal on Jaaniallika oja ja siin on kahel pool tegelikult kõrged teed, mis meil hakkavad olema ja tegelikult me ei paisuta Jaaniallika oja, vaid sealt voolab vesi ära ja teiselt pool on samuti kraav. Ehk siis tegelikkuses see on minu spekulatsioon praegu, aga selle jaoks meil ongi selle sama projekti käigus, mida me praegu tellime. Selle projekti käigus tehakse veetaseme tõstmise eeluuring ja prognoositakse, mudeldatakse tegelikult see ära just, et kuhu maani sellise paisutusala ulatuses, selliste arvu paisudega, kuhu maani see veetase siis selle mõju ulatub. Ja alles selle järgi saab teha järgmise otsuse, et kuidas me toimetame. Et meil on olemas küll praegu kogu ala, kogu selle Pääsküla raba kaitseala veerežiimi taastamiskava, mis on koostanud ELF Ring osaühing ja selle käigus olid neid paisusid oluliselt rohkem ja nemad selle uuringu tulemusena väitsid, et see on taastatav ja ei mõjuta piirnevaid alasid. Aga me tahame olla kindlad ja sellepärast me telime eraldi teise uuringu veel, mis ütleks siis selle projekteerimise käigus juba koos enne projekteerimist tehakse veerežiimi eeluuring ja prognoositakse see taseme tõus ära ja see on ka oluline selleks, et kui nüüd laudteid projekteeritakse, siis et milline on see kõrgus, kuhu tuleb tõsta seda, eks. Et see vastus tuleb neil sellest veerežiimi eeluuringust, see laudteede tõstmise kõrgus. Et sellepärast see võtabki järgmise peaaegu terve aasta veel, et nüüd sügisel hakkab pihta see projekteerimine ja siis peaks alles kuskil maikuu või juunikuuks valmis saama järgmine aasta. Kui see meil jällegi hange õnnestub, seda me ei oska veel praegu öelda. Loodame, hoiame pöidlaid. Aga põhimõtteliselt mina isiklik spekulatsioon, ütlen veel kord, et see ei ole teaduslik vastus praegu, on see, et kuna piirikraavid ümberringi jäävad kõik lahti, ei jää paisutatuks, siis tegelikult need suunavad vett endiselt ära. Need küsimus on veemahtudes. Ja tunduvalt suurem võib olla küsimus hoopis selles, et kui seda sademevett tuleb juurde Pääsküla rappa endiste laskudena, endiselt, eks ole, nendest sademevee laskudest, siis tegelikult see annab oma osa sellesse veetaseme tõusu. Aga seda peab ka seesama prognoos meile ütlema, et kui see maht ka juurde arvestatakse, siis kuidas see mõjutab kõik kokku. Sest et see paisutus ise sellel väiksel alal, seal tegelikult seal 50 hektaril, 45 hektaril, tegelikult ei tohiks minna kaugemale kui seesama ala ise. Ja võib-olla nii palju juurde ka, et see kõrguste vahe tegelikult nii-öelda taastataval alal ja siis põhjapoolsel alal Sõbra Vanemuise on 5 meetrit on siis vähemalt kõrgemal need elamualad. Seal on üks madalam koht, on all Lemmiku tänav, aga selle siis peab uuring ise välja tooma. Mul on 2 küsimust. Esimene küsimus on, et kui seda raba taastatakse seal põlenud alal, et me teame, et põlemine ja selle tekkinud kõik need, et see on rikastanud seda pinnast. Et raba on ju tuntud kui hästi vaese, mineraalide vaese pinnasega kooslus. Et kas me lihtsalt selle veetaseme režiimi muutusega saame nagu tagada selle raba taimestiku tekkimist sinna, kuna seal on praegu ju see mullaviljakus on ju tõusnud või selle koosluse viljakus. Saan küsimusest aru, tegelikult seda küsimust on olnud varem ka analüüsida ja selle sama ELF-i töös oli sellest ka juttu. Tegelikult, kui me nüüd tegime seda esimese paisu ehitamise talguid, siis me kõigepealt nende plokkide lõikamiseks kaevasime lahti suure augu, kust siis neid plokke võtta ja sellest on näha selgelt sellest meetri või 1,5 meetri sügavusest seinast, mis me selle auku kaevasime, iga natukese aja tagant on mustad triibud ja need mustad triibud ongi põlengu perioodid, kui raba on põlenud ka pikas ajaloos, ehk siis see oli
peaaegu 1500 aastat tagasi, kui me selle, kui see võtab 1,50 raba umbes millimeeter aastas kasvab, et siis 1500 aastat oli meil seal seina peal ja seal olid mustad triibud igal pool vahel. Ehk siis tegelikkuses raba põleb ka niisama ja ta kasvab jälle peale uuesti. Et samamoodi siin tegelikult ega siis see mineraalkiht jääb sinna vahele, aga tegelikult selle peale hakkab uuesti kasvama jällegi rabakiht. Et küsimus ongi selles, et kui palju see, kui on alles turbasammalt ja kui on alles veel raba elemente selles piirkonnas, siis tegelikult hakkab ta uuesti edasi kasvama. Mida rohkem ta vett saab ja mida märjemaks ta saab, seda kergemini ta uuesti edasi kasvama hakkab. Halvimal juhul tuleb veel aidata kaasa ja levitada seda turbasammalt sinna kuskile nendele aladele. Aga ma isegi ei kujutaks ette, et seda vajalikult otseselt oleks. Lihtsalt see võtab aega. Seda ei saagi oodata, et see tuleb järgmine aasta on kohe juba raba tagasi. Aitäh. Ja teine küsimus on, et kui suur oli see töörühm, kes otsustas, et see on nagu hea mõte seda Pääsküla raba taastada või kes olid need isikud, kes see initsiatiivgrupp ja kes selle siis nagu kaardistas selle mõtte? No tegelikult see töö on nüüd enne mind tellitud, see Elfring OÜ käest see raba taastamisvõimaluste või veerežiimi taastamiskava, ehk siis, et kas teda üldse on võimalik taastada. See, mis ütles, et on võimalik põhimõtteliselt, siis nüüd sellel baseeruvalt edasised arutelud me pidasime selles samas nõukojas, kuhu kuulu kokku vist, palju siis on 20 inimest, aga kõik on oma kogukondade esindajad ja erinevate ringkondade esindajad ja seal hulgas oli ka kaks eksperti, kes on Tõnu Ploompuu ja siis Urmas Jüri Vette, kes on siis selle ala väga head tundjad ja väga põhjalikud tundjad bioloogia taustaga. Ehk siis, et ja siis nõukoja liikmete hulgas on meil siis ka Nõmme kogukondade esindajad erinevatest seltsidest on, et Nõmmede selts on esindatud Nõmme seltside koostöökoda, et seal nagu ei olnud sellist vastuseisu sellisele küll. Aga sealt me jõudsimegi just selle sama kompromissi. Ma mõtlesin nagu, et kas see on nagu piisavalt läbi mõeldud, oli minu küsimus. Aga tehniliselt on see kindlasti läbi mõeldud, sest tehniline pool on põhimõtteliselt see Elfring osaühing on see, kes on teinud neid rabade taastamistöid üle Eesti paljudes kohtades väljaspool linnasid siiamaani. Et nemad on selles suhtes kindlasti kõige pädevamad seda analüüsi tegema, et nad praegu see sama asutus teeb või see sama organisatsioon teeb ka seda süsiniku bilansi uuringut sellele samale Pääsküla rabale. Nii et tegelikult kui keegi Eestis, siis ma ütleks, et see on juhitud siis Jüri Ott Salmi poolt, kes on Eestimaa Looduse Fondi märgalade töörühma juht ja ka rahvusvaheliselt on neid vägagi palju neid rabade taastamise töid teinud ja märgalde taastamise töid. Mul on üks küsimus veel seoses loomadega. Elades nii selle raba serval olen ma kodust väljumata näinud alates põdrast, rebasest, jänesest ja nii edasi loomadest. Kas selle uue ja nüüd siis nii-öelda sellise nagu tõesti selle soo või poolsoo, mis iganes on selle tehniline ja teaduslik nimi loomine, ei sea ohtu nende loomade, seal elutsevate suuremate, väiksemate imetajate elu ja ma mäletan seda, et kui 20 aastat tagasi oli rabapõleng, siis meil olid hoovitusse täis Männikul, sest neil ei olnud mitte kuskile minna, nad olid täiesti paanikas ja teadupärast ei ela uss vees, vaid ta otsib sooja ja kuiva kohta, et lihtsalt, kas loomade peale on mõeldud? Selle viimase kohta ma alustaks lõpust kohe, tegelikult see on nagu natukene müüt, et maod ei ela vees, nastik ainult vees elabki ja rästikuid me leiame ka rabades väga palju, just rabades, rästikud meeldib ka rabas elada. Ehk siis tegelikult, kusjuures raba ei ole mitte ainult märgkoht, raba on väga hea kombinatsioon märgadest ja kuivadest aladest.
ja kusjuures rabaservades meeldib väga palju käia just ja soodes tegelikult need ööbivad sõralised, nii metskitsed kui põdrad käivad ööbimas rabaservades ja soodes just, sest neil meeldib see poolniiskus seal, et nad saavad olla niiskes. Nii et tegelikult vastupidi, mina näen, et sellega muutub tegelikult nende suurte sõraliste olukord palju paremaks. Iseasi on see, kas nad sinna üldse enam saavad, sest et viimastel aastatel, mul on väga hea meel kuulda, et te kohtasite, et te olete näinud põtru, sest näiteks viimastel aastatel põtru enam ei ole. Viimastel aastatel Pääsküla rabas enam põtru ei ole olnud, et kui on see mingi viimase aasta küsimus, siis ma tegelikult väga tahan just, et ma olen ise seotud Tallinna linna, kuna ma olen ise imetaja-uurija, terioloog oma erialalt, siis ma tegelikult tegelen väga palju just ulukite uurimisega ja siis olen seotud ka olnud selle Tallinna linna loomade uurimisega, nii et selles mõttes pigem on suurulukitel raske teiste põhjuste pärast, et ma arvan, see raba taastamine kindlasti neile negatiivselt ja mõju pigem ikka positiivselt. Suur tänu minu poolt ka väga sisuka ettekande eest. Lihtsalt ütlen, et seal rabas on kitsi näha ja hommikul kell 5 on hästi palju. Kitsi on palju, jah. Aga mul on selline küsimus, et kas nende laudteede arvukus, need, mis on, jäävad samaks ja neid taastatakse või te plaanite juurde veel? Et kõik jäävad need, mis on olemas olevad? Siin on, oota, ma kohe näitan. Siin skeemi peal nüüd need helesinised on need, mis jäävad alles sellisena, nagu nad on. Lillad on sellised, mis tegelikult tuleks pigem ära võtta ja selle asemele teha see roheline. Ehk siis mahult jääb põhimõtteliselt samaks, aga osa neid me tõstame ümber teise kohta. Jah, minu mure on just see, et äkki tuleb neid liiga palju juurde. Ja kas te olete uurinud ka taimestikku, mis on muutunud pärast laudteede ehitust? Ei, sellist uuringut eraldi ei ole, küll ma võiks jällegi ainult spekuleerida, et laudteede servades olen ma jällegi kohanud neid orhideesid rohkem, mis on nagu üllatav, sest tegelikult laudteede servast ei tohiks nagu mingisugust lisalupja saada. Aga see on üllatav just, et jah, nad kasvavad tõesti seal laudteede läheduses. Mõned neist isegi päris haruldased. Ka teise kategooria liike ma olen sel aastal rabas leidnud 2 uut leiukohta tõesti 2 uuel liigil. Üks oli pinnaste servas ja teine oli laudtee juures just, mis on üllatav. Aga teinekord ongi nii, et tegelikult tahavad mõned taimed tahavad neid hoopis tallamist või kerget sellist koormust. Ja valgust ka just nimelt. Et laudtee juures võibki olla seesama valguskonkurents, eks ole, et kui laudtee ümbrus on ikkagi avatud, siis tegelikult valguskonkurentsi tulemusena nad seal kasvavad, aga teine asi on see, et nad võivad tahta ka seda tallamiskoormust. Üks hästi vastuoluline haruldane kaitsealune liik, kes meil siin rabas on kummeli võtmehein, teise kategooria liik ja tema on ainukene leiukoht Põhja-Eestis, aga ta on väga nukras seisus, sellepärast, et ta on oma olemuselt nii vastuoluline. Ta tahab ühelt poolt tahab ta avatust, et oleks lage tema ümber. Teiselt poolt ta tahab seda, et teda ei tallutaks, et ta peale ei astutaks. Ja ta kasvab praegu just ühel rajal, kus talle astutakse peale, aga mis samal ajal hoiab seda ala avatuna, see käimine. Et tegelikult on nagu üks tegevus aitab nagu kaasa, teisest küljest sama tegevus rikub tema seisu. Nii et me veel ei tea, kuidas temaga käituda, aga praegusel hetkel väga häid otsuseid ei ole tulnud. Üks tähelepanek võib-olla nende uute laudtee lõikude osas, et tegelikult Nelgi tänava otsast ka täna on siin siuke nii-öelda ringliiklus Kraavide pervel ja siia siis sellele lõigule on planeeritud paarisaja meetri pikkune uus laudtee lõik, et oleks võimalik männikult siis ohutult liikuda sellele nii-öelda kruusakattega teele, mis siit läbivalt liigub. Et see on ainukene päris uus lõik, mis planeeritud on.
on meil veel aega või? Meil on mõned minutid, aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis ma arvan, et see arutelu saab jätkuda seal ukse taga, et tegelikult mälumängurid on kohal juba. Ja lõpetuseks ütlen seda, et kindlasti vaadake siis Tallinna veebilehelt ka kaitsekorralduskava ennast. See on küll pikk 74 lehekülge, aga seal on tagapool otsas just vihjen on selliseid asju, mis te võiksite lugeda. Aitäh, Lauri!